Tere kõigile! Selles videos vaatame, kuidas taandada algebralist murdu. Siin on 5 algebralist murdu, mida hakkame selles videos taandama. Algebralise murru taandamine sarnaneb hariliku murru taandamisega. Hariliku murru taandamiseks tuleb meil nii lugeja kui nimetaja jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Näiteks 15 ja 25 jaguvad 5-ga, sest 15 on 3 korda 5 ja 25 on 5 korda 5. Taandamise tulemuseks saame hariliku murru, mis on võrdne esialgsega ja mille väärtus on 3/5. Algebralise murru taandamiseks teeme sedasama. Jagame nii lugejas kui nimetajas oleva avaldise ühe ja sama nullist erineva avaldisega. Selleks, et leida see avaldis, millega jagada, on meil vaja lugeja ja nimetaja tegurdada. Tegurdamine on siis korrutiseks teisendamine. Üks liige, mis meil siin lugejas on juba tegurdatud kujul ehk siis a korda x. Hulkliikme tegurdamiseks õpitakse põhikoolis aga 3 erinevat viisi. Nendeks on hulkliikmes olevate üksliikmete ühise teguri sulgude ette toomine, 3 korrutamise abivalemi kasutamine, ruutude vahevalem, summa ruuduvalem või vaheruuduvalem ja ruut 3 liikme tegurdamine. Siin on siis nimetajas olevat hulkliiget tegurdatud ühise teguri sulgude ette toomisega. Näeme, et nii lugejas kui nimetajas tekib võrdne tegur x, mille saame taandada. Ja vastuseks on algebraline murd a, murrujoon a plus b. Kokkuvõtteks siis, et algebralise murru taandamiseks tuleb esiteks tegurdada hulkliikmed algebralise murru lugejas ja nimetajas ning seejärel taandada võrdsed tegurid lugejas ja nimetajas. Lahendame esimese ülesande. Siin näeme, et nii lugejas kui nimetajas on üksliikmed, mis tähendab seda, et need kõik üksikud liikmed siin on juba tegurid, nii et saame kohe taandama asuda. Näeme, et 4 ja 10 jaguvad 2-ga, tõmbame need maha ja asemele kirjutame uued arvud 2 ja 5. Liigume edasi x-ide juurde. X astmes 5 tähendab korrutist, kus on 5 x-i iseendaga korrutatud. X ruudus tähendab korrutist x korda x. Kui hakkame siin võrdselt tegureid taandama, siis meil kaob nimetajas ära x ruudus. Tõmbame selle maha ja ka lugejas läheb siis 2x-i vähemaks. Kui me 5-st lahutame 2, saame siis, et alles jääb meile 3x-i ehk x astmes 3. Tõmbasime 5 maha ja asemele 3. Edasi vaatame y ruutu ja y kuupi. Kuna y ruut on y korda y ja y kuup on y korda y korda y, saame ka hakata võrdseid tegureid taandama. Maha läheb siis nii lugejas kui nimetajas 2 y-it, mis tähendab seda, et lugejas siis y ruut taandub täielikult välja ja nimetajasse jääb alles y astmes 1 ehk y. Oleme kõik võrdsed tegurid taandanud, vaatame, millised tegurid meil alles jäävad. Lugejasse jääb alles 2x kuubis ja nimetajasse 5 y-it. Lahendame teise ülesande. Siin näeme, et nii lugejas kui nimetajas on hulkliige, mis tähendab seda, et meil on vaja hakata siis tegurdama. Vaatame siis, millist tegurdamisviisi kasutada. Lugejas on x ruut miinus 9 ja me kohe näeme x plus 3 ja x miinus 3. Nimetajas näeme, et nendel 2 üksliikmel siin on ühine tegur y. Järelikult saame tegurdada, tuues ühise teguri sulgud ette ja saame y ja teine tegur on x plus 3. Nüüd on üleval 2 tegurit, x plus 3 ja x miinus 3 ja all ka 2 tegurit, y ja x plus 3. Järgmiseks tuleb taandada võrdsed tegurid. Võrdsed tegurid lugejas nimetajas on x plus 3. Taandame need.
Nendest jäävad alles tegurid 1, kuid neid ühtesid ei ole vaja eraldi kirjutada. Ja nüüd saame välja kirjutada vastuse. Lugejasse x-3, nimetajasse y. Kui jääb kas lugejasse või nimetajasse ainult üks tegur, mis varasemalt oli sulgudes, siis vastusesse neid sulge enam vaja kirjutada ei ole. Lahendame 3. ülesande. Siin näeme samuti, et nii lugejas kui nimetajas on hulkliikmed, järelikult tuleb meil hakata tegurdama. Vaatame siis lugejas olevat hulkliiget, näeme, et see on 3 liige ja selle tegurdamiseks siis mõtleme läbi, kas on ühine tegur, mida tuua sulgud ette. Kui me neid vaatame, ühist tegurit nendel ei ole, järelikult ei saa tuua sulgud ette ühist tegurit. Järgmiseks kontrollime, kas tegemist on mõne korrutamise abivalemiga. Me näeme sarnasust siis vaheruudu valemiga, kontrollime, kas see klapib. Esiteks on võetud ruutu 2x, kõige viimane on 3 ruudus ja keskmine liige ongi siis 2 korda 2x korda 3 ehk 12x, järelikult klapib. Tegurdame siis lugejas oleva 3 liikme vaheruudu valemi abil. 2x-3 sulgudes ja ruudus. Edasi läheme nimetaja juurde. Alustame jälle sellest, et vaatame, kas on ühine tegur. Näeme, et ühine tegur on x, järelikult siis tegurdame tuues ühise teguri sulgud ette. Kui sulgude ees on x, siis sulgudesse jääb 2x-3. Oma tegurdamist saad sa alati kontrollida sulgude avamisega. Näiteks siin me võime siis teha x korda 2x, saame 2x ruut, x korda -3, -3x. Nii et seda tegurdamist on alati võimalik kontrollida. Nii, meil on tegurdatud ja nüüd saame hakata taandama võrdseid tegureid. Siin 2x-3 ruudus tähendab seda, et seda tegurit 2x-3 on 2 tükki. Võime sellega siis pikemalt välja kirjutada, kuid tegelikult ei pea. Ja nüüd saame siis taandada võrdsed tegurid nii lugejas kui nimetajas. 2x-3, 2x-3. Mõlemast jääb alles tegur 1, kuid seda eraldi välja kirjutama me ei pea. Ja võimegi välja kirjutada vastuse 2x-3 ja nimetajas x. Siin me rohkem taandada ei saa, sest et lugejas on tegur 2x-3, nimetajas tegur x ja need omavahel võrdsed ei ole, nii et me rohkem siin taandada ei saa. Lahendame 4. ülesande. Jälle näeme hulkliikmeid, hakkame tegurdama. Siin on siis võimalik tuua ühine tegur sulgude ette ja selleks teguriks on 6x ruudus, sest nii see kui see üks liige jaguvad 6x ruuduga. Kui me jagame 18x kuubi läbi 6x ruuduga, saame tulemuseks 3x ja 12x ruudu jagamisel 6x ruuduga on tulemuseks 2. Nimetajas näeme, et ühine tegur on 2x, toome selle sulgud ette ja sulgudesse jääb 9x ruudus -4. Taandame võrdsed tegurid. Alustame siis arvulistest teguritest 6 ja 2, mis jaguvad mõlemad 2-ga, alles jääb tegur 3 ja siia tegur 1, mida ma eraldi välja ei kirjuta. Läheme x-ide juurde. X ruudus ja x. Saame siis siit ära taandada teguri x ja lugejas jääb alles siis 1 x. Nüüd, kui me läheme sulgudes olevate tegurite juurde, siis me näeme, et need ei ole päris võrdsed, et me ei saa neid kohe taandama hakata, aga siin, kuna 9 ja 4 on sulle tuttavate arvude ruudud, saame seda veel edasi tegurdada ruutude vahevalemi abil. Lugejasse jäävad meil tegurid 3 ja x ning siis 3x-2. Nimetajas saame siis ruutude vahevalemi abil välja kirjutada 2 tegurit, 3x + 2 ja 3x - 2. Nüüd näeme, et meil on tekkinud võrdsed tegurid, mille saame taandada. Ja vastusesse jääb meil lugejasse siis tegur 3x ja nimetajasse tegur 3x + 2. Siin me rohkem taandada ei saa, sest et need tegurid on erinevad. Siin ei ole tegurit 3x, siin on tegur 3x + 2 ja see ei ole sama, mis 3x.
nii et vastus jääbki selline. Lahendame 5. ülesande. Alustame jälle tegurdamisest. Lugejas olevas hulkliikmes saame sulgude ette tuua teguri 6x kuubis ning sel juhul jääb sulgudesse x miinus 2. Nimetajas saame tuua sulgude ette teguriks 4x ruudus ja sulgudesse jääb 2 miinus x. Taandame arvulised tegurid 6 ja 4, need jaguvad 2 ja vastused on siis 3 ja 2. Saame taandada ka x ruudu ja siit jääb alles 1x. Nüüd on meil selline olukord, et me näeme siin tegureid, mis ei ole veel võrdsed. Meil on x miinus 2 ja 2 miinus x. Vaatame, mille poolest need erinevad. Siin on x positiivne, siin on x negatiivne, ehk märk on vastupidine. Ka teisel liikmel, siin on 2 negatiivne, siin on 2 positiivne, ehk ka teine liige on vastupidise märgiga. Nüüd sa saad meelde tuletada, et on üks teisendus, mille abil saame muuta märke hulkliikmes. Ja selleks saame kasutada siis teguri -1 võtmist sulgude ette. Lugejas on meil alles tegurid 3x ja siis tegur x miinus 2. Nimetajas toomegi siis selles hulkliikmes sulgude ette teguri -1. -1 korrutada 2 on -2 ja see miinuse võtmine sulgude ette muudab siis märke ehk -1-ga läbi korrutamine. 2 saab -2 ja -x-ist saab x. Vaatame, mis edasi saab, sest praeguseks hetkeks meil need tegurid veel ikkagi ei paista ühesugused, kuigi kui te nüüd vaatate, x on positiivne, x on positiivne, -2 ja -2 ehk märgid on õiged, nad on lihtsalt teisipidi. Nii et viime ka sellel nimetajas olevas hulkliikmed, need üksliikmed siis sellisesse järjekorda, nagu nad on ülemises hulkliikmes. Lugeja jääb samaks. Kui sa paned tähele, siis miinus juba hüppas siia murrujoone ette. See miinus tulebki siit -2 eest siis. Et kui vastusesse jääb kas lugejale või nimetajale negatiivne kordaja, siis see miinusmärk läheb vastuses siis murrujoone ette. Nii et sellepärast on siin ees. Ja nimetajas oleva avaldise ma kirjutan siis nii ümber. Jääb lihtsalt 2, sest nagu rääkisime, -2 siit -2 juurest läheb siis vastuse ette. Ja siin ma olen tõstnud ümber x-i, olen tõstnud lihtsalt ettepoole, pluss x läks siia ette, pluss x, ja -2 jäi siis nii-öelda teisele kohale, -2. Me oleme saanud teisendada need tegurid ühesuguseks läbi selle, et me tõime siis ühel hulkliikmel -1 sulgude ette. See muutis meil märke, et me saime samad tegurid, aga muutus ka see, et meie vastus muutus siis selle miinuse tõttu negatiivseks. Nüüd saame taandada võrdsed tegurid ja kirjutada välja vastuse -3x kahendikku. Algebralise murru taandamiseks pead sa oskama tegurdada hulkliikmeid, et sul siis tekiks murrujoonele võrdseid tegureid, mida taandada. Tegurdamiseks pead sa oskama siis 3 võtet, need olid ühise teguri sulgude ette toomine, 3 korrutamise abivalemit, ruutude vahevalem, summaruuduvalem ja vaheruuduvalem ning ruut 3 liikme tegurdamine.